les paysans. Koornik käib, aga me ei tea kaugel meid ka on, nii et kiirustame Eedi poole, et ikka lennuki peale jõuda. Ja loodame, et kotid ka jõuavad. Teine lend. Teine lend. Kes akna ääres istub nüüd? No ikkagi parem koht anti mulle. Tuleb nii välja. Tuleb nii välja. Jah. Hi. Are you going to the sacred garden? Okay. Please. Mantas. Welcome to China. 帮我找一下那个什么爱沙尼亚，我找到了已经确定。 Tere tulemast, jah? Esimene kogemus on väga kaua pidi suusakotti ootama. Ei, muidu on kõik hästi, inimesed tunduvad väga lahked, vähemalt need abilised võiks võib-olla on täpsem öelda, et kes siis aitavad meid lennujaamast hotelli juurde, et näitavad kogu aeg, kus kohe kõik on ja et ka ootama peab ja praegu on väga mõnus. Iga minut küsivad, kas kõik hästi on. Jah. Super lahke. Jah. Hotellis. 2 voodit ja siis on mingi matt. Jah. Et kui sul on voodis liiga pehme magada, siis võid kolida siia enda. Näed, siin on ilusti riidepuud ka, saad riided sinna rippuma panna. Aga jah. Nüüd tuleb veel siis võtta ainult accreditation ära ja siis tuleb edasi vaadata. Eesti keeles ei saanud öelda? Ei. Kuidas toidutellimisega läks? Saime tellitud. Tellisime nuudlid, aga jaotusel saame lihtsalt nuudlid, mitte nii-öelda supina need. Et esimene tellimus läks meil võib-olla natuke aia taha, aga eks meil on siin nüüd aega katsetada mõned päevad. Muidu on nuudlid ja liha ja eks me nüüd proovime, kuidas maitseb. Kord see päris suur? On. Ma arvan, et see võib-olla isegi natuke liiga palju. Ja see läks kõik inimese kohta alla 10 euro? Jah. 7? Umbes 7 äkki, jah. 7-8 eurot? Jah. Nüüd sööme ära siis. Hea lisu? Hea lisu. Kuidas toit maitseb? Tead, raske on öelda praegu, siin tunned, et toit on vürtsikas. Väga soe hakkas kohe? Soe mulle veel ei hakanud, aga suu hätab lihtsalt, et ma ei arvan, et toit nii vürtsikas siin on. Et ega toidu maitset või toitainete maitset tunda ei ole? Pigem seda jah, praegu veel ei tunne. Kõik on vürtsikada katta. Aga eks me saame veel testida. Eks tuleb proovida siin, mis vähem vürtsine on, et kus on mul maitset tunda. Jah, tuleb kuidagi toit ära lõpetada. Duši ajal on huvitav silt, et kasutajale siis nõuandeid, et parima duši nii-öelda siis kogemiseks, et duši võiks ära kasutada 15 minutiga, et sul vist jääb puudu siin natukene. Sa tavaliselt kauem. Ma tavaliselt olen miinimum pool tundi duši ajal, jah. Väga huvitav on see, et siin ütleb, et 15 minutiga võiksid ära võtta ja siis, et 40 minutit pead ootama, et uuesti võtta. Mis see siis tähendab, et kas 40 minutit on külma vett või loodan, et ei ole nii. Saime lõpuks sööda toa. Jah, et algus oli kerge segadus, et pandi meid hotellituppa, aga me olime võtnud endale apartmendi, et koos köögiga, et siin on natuke rohkem ruumi kui seal hotellitas oli, et läheb mõnusam. Noh, seal pole suurt vahet, aga ruumi natuke rohkem mugavam olla. Aga eelmises pool lauda, nii et siin saab natukene toimetusi teha ka muud. Jah, aga mis siin ikka? Homme on esimene treeningpäev, nii et homseni. Kuidas hüppe kõrvalt vaadates tundub? Nuki pealt vaadates tundub hüppe isegi suur. Aga kuna me oleme teises treeninggrupis, siis me nägime, kuidas esimene grupp trenni tegi ja siis kuidagi
neid vaadates hüppe väga suur ei tundunud, et eks me kohe saame teada, et kui suur see hüppe siis tegelikult on. Võistlustreeningul otsustasime, et alustame selge ees. Jah, et plaan oli alguses teha selge ees 2160. Triki, mida sa pole tegelikult lumel kordagi teinud. Aga hüpe nii suur ei olnud, et oleks saanud seda proovima hakata. Jah, et tundus lihtsam siis teha vasakul poole 1980, mis on 180 kraadi vähem, et soendus siis natukene ka sellele selgeshüppele. Ja selle hüppe tegid sa ju ka 1980, siis tegid sa esimest korda 15-aastaselt. Aga kuna seda ei saanud ilusaks, siis jah, mitu aastat ei ole teinud seda, et uuesti esimest korda tegingi alles nüüd? Jah, siin võistlusel. Et nüüd on haare käes ja ütleks, et üsna puhas. Jah, et vahepeal õnnestub päris hästi, et areng on olnud vahepeal. Et esimene treeningpäev sai isegi ükskord tehtud see hüppe. Jah. Lähme sööma. Täna on vähe suurem õhtusöök kui tavaliselt, et neil on siuke tervitus õhtusöök. Siis me sõidame teisse mõetud ja siis saame seal süüa, nii et läheb bussi peale. Natuke ikka, aga uni on suurem. Ja ka enne siia tulekut me tegime kerge lõunaõnnaku ja ma arvan, et sellest veel lihtsalt unine. Öösel magasime enam vähem. Nad vahepeal tõusid natuke üles, aga pigem korraks. Let's go eat! See on Faction'i pood, aga Faction'it ei ole. Et ei tea, mida see Hiina keest tähendab, aga ühtegi suuska ja veel vähem Faction'i suuska poes. Ei leidnud. Võib-olla lihtsalt on kõik ära austatud ju. Kuidas õhtusöök oli? Õhtusöök oli üsna hea, et kõvast suurem valik kui hotellis ja väga mitmeline valik, et salatit palju ja Mõnes ka kõik tasakaalus, igasugused aevilju, köögivilju. Jah, ka mingid puuviljad erinevad olid. Et ma arvan, et oli üsna hea õhtusöök, aga nüüd tagasi hotelli ja siis homme juba teine treeningpäev, nii et homseni. Hommik. Või on lõuna? Nüüd juba on lõuna, et öösel täna me väga hästi maganud, et olime mingid üleval paar tundi, et vaatasime korraga sotsiaalmeediasse öösel ja siis oli näha, et ka teised sportlased vist ei maga, et seal mõni oli, näiteks oli 10 minutit tagasi mõne pildi üles pandud, et me vist ei ole ainsad, kellel selle ajavahega probleeme on, et siin just kuidagi tundub see ajavahe raskem kui USA ja USA. Jah, et Uus-Meremaa USA-s on kuidagi lihtsamalt sellega hakkama saanud. Aga jah, hommikul mõtlesime, et jätame hommikusöögi vahele ja magame natuke kauem ja siis nüüd oleme siin lõunasöögil, et sööme hommikust. Aga tundub, et meil ainult teised sportlased ei sama teile. Jah, et siin nekkis öösel ka üleval olid, tulid jätsid hommikusöögi vahele. Aga hommikusöögiks burger? Eks me eelmisest korrast õppisime natuke, proovisime tellides midagi kindlamat, mis võiks maitse olla, nii et ma arvan, et sellega väga mööda panna ei saa. Ja meil muidugi on ka pannkoogid ja puuviljad, nii et natuke hommikusööki käika. Aga jah, täna on meil hilisem treening, nii et lööme siis lõunasöögi või hommikusöögi ära ja siis mäele. Näeme mäel. Võistluspäeval ma arvan, ma mõtlen 7 ja siis on 16. Võib-olla isegi täna, ma ei tea. See 12 väga ei meelita. Sest et 7 ja 16 tundub, et on lihtsam kohe teha. Mugavam. Ma arvan, et ega 12 paha ei tee, kui teha, jah. Teisel päeval olid natukene ebamugavamad treeningtingimused. Jah, et olime hilisemas sessioonis ja siis päike hakkas juba mäe taha kukkuma, et
maandumine hakkas juba varju minema, et siis oli veits raskem näha õhus, et kaugele sa lähed ja kaugel maandumine on. Aga sellegi poolest me väga palju neid 19 ei teinud, aga iga hüppega oli näha, et nad läksid nagu mugavamaks ja haare oli pikem, et selles mõttes mugavad olid lõpuks. Et ega sul vist enam sellist triki tegemise ebamugavust või sellist, no natuke võib-olla uue triki puhul või raskema triki puhul natuke seda hirmu. Jah, seda küll, et eks see esimene kord on just trikki nii-öelda raske tegema minna, aga peale seda läheb kõvasti lihtsamaks. Et iga hüppega ma ütleks ka, et läks aina paremaks ja haared pikemaks, et nägid hüpped väga hea välja, aga jah, lõpus me otsustasime, et väga enam ei hüppe, et maandumist näha ei olnud ja võtsime juba selle võrra pisut rahulikumalt. Jah. On patsik. Midagi suitseb. Suitseb. Mis peab suitsema ütlema? Ma arvan, et kõik on okei, jah. Et ju kõik töötab õigesti. Kas sa oled natuke hädas? Mina saan väga hästi hakkama. Tundub, et sina tõdas. Sa ei ole kindel, mis teha tuleb. Sa peab, mis teha tuleb? Ja Nii? liha tuleb ära praadida ja siis sööma hakata. Aga? Ei mingi taga. Kus sa ei tule? Sest ma arvan, et see peab soemaks minema. Küpsetad? Proovin küpsetada. Aga ma ei ole kindel, kui kaua seda küpsetama peaks esiteks. Kuhu sa selle panni pealt paned? Mille? Panni pealt. Ma arvan, et ma tõstan ta siia. Üle ei küpseta? Arvan, et küpsetan. Ega mul pole õrna aimugi, kaua ma küpsetan töötada. See näeb nii hea välja, seda võiks pea tooret süüa. Võiks, aga ma ikka küpsetan. Väga hea on, jah. Ütle ausalt. Tegelikult ka. Võib-olla, ma ei oska öelda, võib-olla liha on natuke, ma ei tea, ma ei ole ekspert, aga võib-olla natuke vähem küpsetada. Teed õigesti? Ma loodan, et ega ma täpselt ei tea, kuidas seda, kas seda peab jooma või süüakse seda lusikaga, aga pole näinud ka, kuidas keegi teine seda teeks, nii et ma loodan, et väga valesti ei tee. Ei. Ja algul mõtlesime, et kuidas seda liha süüa tuleb, et need tükid on nii suured, et hulkadega on ju raske süüa neid, aga siis tädi tuli ja näitas, et näed, siin on käärid ja hoopis lõigatakse see liha siia tükkideks, et see on lihtsalt süüa. Et saime söödud, et väga palju meist valesti ei teinud, et nad liiga imelikult meid ei vaadanud, aga lõunasöögi jaoks oli see võib-olla natuke kallis, et 2 peale kokku läks meil umbes 40 eurot. Aga muidugi me vaatasime hinda ka võib-olla natuke valesti, et me alguses vaatasime, et see hind, mis seal sildi peal on äkki 1 lihatüki kohta, aga praegu tundub, et võib-olla oli hoopis mingi 100 grammi hind. Kõik sildid olid hiina keeles, et siis oli raske aru saada, et mis see tegelikult on, aga toit ise oli maitsev. Ja nüüd siis kerge jõusale treening ja siis homme kvalifikatsioon. Näeme. Võistluspäeva hommik oli sisuliselt vähemalt päike paistis, et ilus ilm oli, aga tuul... Jah, et kuidagi hüppe on täpselt sellise koha peal, kus see tuul keerutab, kui tuul on, et vahepeal on tagant, vahepeal on vastu, et siis on raske aru saada, et mis hooksul on, et kas see ring lähed kaugele või just ei lähe, et... Mõni hüppe läks kaugele, ega siis võttis mul korra ikka... Süda jättis mõne löögi korra vahele. Aga muidu tuli üsna hästi, ma ütleks, et jah, kui see tuul välja arvata, et me jätsime mõne hüppe vahepeal hüppasid otse seal, et tegid jälle lihtsama triki, et ei saanud päris võistlushüpped teha, et see oli raske. Ei teadnud, kuidas hoogu on, et sisse sõites oli küll tihtipeale ka tunne, et hoogu on vähe, aga tegelikult isegi oli täitsa okeilt, et see tuul vist nii väga palju rolli ei mänginud. No, ma ei tea, meid mõjutas. Noh, eks see tuul on
vahetevahel on see, et tuul on, aga tegelikult ei mõjuta, et siis on just nii-öelda vaimselt on vaja aru saada, et kas on või ei ole või lihtsalt siis usaldada ennast, et hoogu on. Aga need hüpped, mis treeningul välja tulid suurepäraselt, ütleks ma, ja see, mis võistlustel tuli veel paremini, nii et pigem mõnus edasiminek. Lahkumas. Jah, et sõidame nüüd Pekingisse, kus on järgmine Bigeri MK etapp. Ja kuidas võistlusega rahul jäid? Saime 30. koha. Noh, ma arvan, meil sooritus tuli üsna hästi välja lihtsalt jah, et vahetevahel võidad ja vahetevahel õpid. Mida sa õpid? Paremaks saama. Seekord õppisime. Aga jah, ma arvan, et hüpe meil tuli isegi hästi välja, aga nüüd on siis Pekingis järgmine MK etapp. Ma arvan, et selleks loogiks on kõik. Loodan, et meeldis ja näeme järgmises. Tšau! Tšau!